olen Lembe-Maria Sihvre ja teemaks on meil täna vaba tikand. Üks tore tekk algab heast kavandist. Plaanis on teha siis selline lihtne lillelise elupuu motiiviga tekk, mõned õied ka siia sekka. Sellise teki väljamõtlemisel on hästi palju erinevaid variante. Võib kasutada šabloone, võib joonistada siis kopeerpaberiga, heleda kopeerpaberiga, aga võib joonistada ju vabalt, kes oskab ka vaba käega. Selle traagelniidiga ma märgin ära siis ääred, et kogemata ei tikiks siis sinna kohta, mis pärast jääb õmbluste vahele või on ärapööramise ruum. Kui meil on nüüd siis need ääred ära traageldatud, mis märgib ära selle ala, kuhu meil see tikand tuleb, siis on see variant, et hakkamegi siia peale siis joonistama. Ja joonistan ma siis rätsepakriidiga. See tuleb kenasti maha, kui on tahtmine midagi muuta. Ja kannan selle elupuu siia kangale. See kangas on vanutatud villane. Alati tasub villane kangas kergelt läbi pesta. Siis ta tõmbab kokku ja on selline toredam ja paksem. Ja alguses ei peagi seda tekki ju väga täis joonistama. Alati võib siis töö käigus tulla ju veel paremaid mõtteid, mida siia peale saaks tikkida. Ja rätsepakriit tuleb ka kenasti kanga pealt maha, kui on selline tunne, et nüüd mõni leht või oks läks küll natukene vales suunas. Ja selleks, et teki tikkimise lõpuni see muster siin ikkagi peal püsiks, selleks kasutame selliseid toredaid vahendeid, mis on siis korrektorpliiatseid, neid on siis peenemate ja jämedamate otstega. Ja täpitan kõik need korrektorpliiatsiga siis need jooned üle, jutti selle pliiatsiga tõmmata hästi ei saa, aga väikseid täppe saab teha küll. On järgmine etapp värvide valimine, mis annabki siis ju teebki sellest tekist teki. Ja kasutame loomulikult villase kanga puhul siis täisvillaseid lõngu. Tikkimislõng peab olema ühtlase keeruga. See on siis lõng, mille suurus on 7,2. Esimene number näitab siis lõnga jämedust ja teine number lõnga nimetuses näitab seda, mitmest heidest on see kokku korrutatud. Kindlasti annab hästi palju tekile juurde, kui kasutada siis Läänemaalt tulnud moeröögatust ehk neolõngu, kus lõngaviht on värvitud ebaühtlaselt, kuna see teki põhi on selline tumedat telliskivi värvi, siis minu arust sobivad siia väga hästi just sellised soojad toonid. Et kui panna tekile natukene siis sellist rodamiinroosat, hästi eredat roosat ja siis sellist Läänemaal hästi iseloomulikku grellrohelist, siis need kohe jäävad selle teki pealt silma, nendega tehtud motiivid. Et ainuke asi, et ei tohi nendega üle pingutada, et kui terve tekk on selline grellroosa, siis ainult see roosa silma jääbki. Kui nüüd need värviotsused on tehtud, et sellises värvikammas minu tekk nüüd tuleb, siis tuleb võtta nõelapadjast nõel ja asuda tööle. Tikkimisnõel peab olema hästi terav. See on päris kindel, sest nürinõelaga töö tegemine on üsna närvesööv. Samuti peab tikkimisnõel olema selline, et tema pea ja nõela keha on siis enam-vähem ühe suurusega. Kaubanduses on meil tikkimisnõelte nime all müügil kahjuks sellised hästi tümbi otsaga nõelad, sest kogu maailm arvab, et tikkimine on ristpiste. Ja ristpiste puhul on vaja just sellist sõrmi mitte lõhkuvat nõela. Aga meie ilusa Eesti lildikandi puhul peab olema nõel hästi terava otsaga. Ja selle nõela liigi nimi poes on parandusnõelad. Mina lõikan alati lõnga, on hästi palju tikkijaid, kes tõmbavad
katki, aga mulle meeldib just see, et on ta lõigatud. Ja kui pika lõnga ma siis võtan, nii umbes 74,1 sentimeetrit. Ehk siis mõistlikkuse piires, et uksest välja ei peaks jooksma ja väga lühikest on ju ka, siis peab pidevalt seda jätkama. Aga panen siis selle lõnga siia kinni. Väikeste pistetega ajan niimoodi sisse ja mina kasutan tikkimiseks mähkpistet. See on kõige mugavam ka alustada, kes nagu elus esimest tekki teevad, siis kindlasti tasub alustada mähkpistega. Ta jääb selline tore, paks ja topsakas ning oma osa on siin kindlasti, sellel võlul on ka see, et tikandi mõlemad pooled on ühesugused. Tikkimise puhul on kõige olulisemad siis sellised asjad, mille nimi on kalded, ehk siis need pisted ei saa vingerdada siin edasi-tagasi, vaid see kalle peab olema pistetel kogu aeg ühtlane. Nüüd sai minu 74,1 sentimeetrit otsa ja mähkpiste puhul on see hästi lihtne. Lähen siia vasakule poole ja kinnitan selle lõnga ära. Kindlasti kohe lõikan ära kõik üleliigsed lõngaotsad, sest kui jätta need lõngaotsad sinna tahapoole rippuma ja mõelda, et küll ma pärast ära lõikan, et küll on aega sellega, siis varem või hiljem olen ma nendest otstest üle tikkinud. Et hea tikandi kvaliteeti näitab siis see, et töö on ka vasakult poolt puhas ja vaadeldav, et siin taga ei turrita mingid lõngaotsad ja kindlasti ei peaks olema siis tikandi puhul siit selliseid üleminekuid ühest kohast teise, et iga kord siis ma kinnitan motiivil see lõngaotsa ära. Mina tikin alati väljast poolt sissepoole, ehk siis kõiki suuri kujundeid alustan välisservast ja liigun kujundi keskele poole, aga olen oma elus kohanud ka väga vahvaid tikkijaid, kes teevad täpselt vastupidi. Ehk siis kogu selle asja mõte peakski olema see, et nagu ütleb minu tikkimisõpetaja ja mentor, et peaasi, et ilus oleks. Tundub, et tööd mul nagu jagub. Et vaatame siis, mis sellest asjast välja saab.